Nii, aitäh, Hello, et nüüd on salvestama pandud ja saame alustada. Head kolleegid, head kooliinimesed, et aitäh, et te saite tulla. Kevadkoolis on tõesti kiire, intensiivne aeg ja ühelt poolt siis see, et te olete eksamiperioodis ja teiselt poolt tegelikult ka järgmise õppeaasta kavandamine ja see infotunni aktuaalsus johtubki sellest, et järgmise õppeaasta kavandamiseks anda teile selline sisend, millele te saate tugineda, kui te järgmist õppeaastat planeerite. Ja täna iseseisva õppe juhendist rääkimise osas me toetume siis tegelikult materjalile, mis saab teile ka kirjalikult kättesaadavaks, et lisaks sellele esitlusele ja infotunnile üldse, mida te saate siis järgi vaadata, on ka iseseisva õppe korraldamise juhend teile kättesaadav järgmisest nädalast Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehe kaudu. Ja täna veel kõik need mõtted, mida me ka siit teie käest küsimuste kaudu saame korjata pardale, et kõiki neid me saame veel siis arvesse võtta ja selle pärast on nõnda, et seda juhendit siis saate hakata kasutama pärast infotundi, nii et viime veel selle vastavusse, kui siit tuleb näiteks täna selliseid ettepanekuid, mida on hea arvesse võtta. Aga kõigepealt, kui minna nüüd edasi, et Elo võib veel ühe slaidi edasi liikuda, et siis oleme jaganud Marietaga selle esimese osa nõnda, et ma juhatan sisse just selliste mõistete ja aluste ja nagu teele mineku mõttes, et kuidas iseseisva õppe planeerimist seostada kõikide koolitegevustega ja Marieta liigub siis sealt omakorda edasi juba kavandamise ja läbiviimise teemade juurde. Nii et sellise loogikaga oleme jaganud. Ja iseseisva õppe korraldamise juures oleme varasemalt tegelikult, kui te olete jälginud õpetajate lehte, me oleme seal ka seda teemat selgitanud, see on tulnud käsitluse alla. On olnud siis seisukohti just selles küsimuses, et iseseisev õpe on väga oluline oskus, mida tuleb hariduse kaudu kujundada. Ja teiselt poolt oleme avanud seda ka, et iseseisva õppe korraldamine on selles mõttes keerukas, et regulatsioon on päris üldine ja siit nii-öelda seda tõlgendusruumi siis nii-öelda kasutada ja teha õigeid otsuseid ja seda iseseisvat õpet õigesti kavandada, et see ongi selline keerukam, et mida vähem on siis sellist täpset regulatsiooni, seda rohkem on vaja siis sisustada seda tegevust õiguspärasena. Ja nüüd, mis on taustal sellele iseseisva õppe korraldamise teemale järgmisel õppeaastal on see, et alates 1. septembrist 2025 jõustub seoses õppimiskohustuse kehtestamisega põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse uus redaktsioon, kus on täpsustatud muu hulgas ka seda, kuidas võtta arvesse mitteformaalset õpet, kuidas teisendada siis õppeaja ühikuid ühte süsteemi kutseharidusega ehk siis EKAPite süsteemi ja samamoodi on tegelikult siis selles põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sisse viidud muudatus selle kohta, mis puudutab siis juhendatud õppe läbiviimist ja see klausel, mis siis seni on sõnastanud seda, et õpe peab toimuma alati olukorras, kus samas ruumis viibivad õpetaja ja õpilane, siis tegelikult läheb seadusest välja ja kehtima jääb siis läbiv juhendatud õppimise printsiip. Et sellepärast võib veel tagasi minna eelmise slaidi peale, et sellepärast me alustasime ka mõistetest, et luua selline selgus, et missugusel maastikul me üldse toimetame, kui me räägime iseseisvast õppest. Ja siin laias laastus võib siis öelda tegelikult seda, et kui me räägime juhendatud õppest, siis juhendatud õpe on kõikehõlmav põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kontekstis. Et see tähendab, et igasugune õpe peab olema juhendatud, see tähendab, et õppija tegevus on läbivalt juhendatud, tagasisidestatud ja õpe toimub kooli määratud viisil. Et see ongi juhendatud õppe siis definitsioon. Ja kui me nüüd räägime sellest, et kuidas paikneb selle suhtes iseseisev õppe, siis iseseisev õpe on tegelikult koos kontaktõppega mõlemad juhendatud õppevormid,
ja see tähendabki seda, et kui me räägime kontaktõppest, eks ju, siis kontaktõpe on selline õpe, kus osalevad korraga nii õppija kui ka õpetaja. Ta võib olla erinevas formaadis, ta võib olla loeng, ta võib olla seminar, ta võib olla juhendamine, konsultatsioon, aga ta võib olla ka tegelikult e-õpe, kui see on siis nii-öelda sünkroonis samas ruumis õpetaja ja õpilase koos olemine. Ja nüüd teine variant on siis see, et õpetaja vahetult ei osale selles keskkonnas, ehk siis ei ole kontaktõpe, aga juhendamine on endiselt kehtiv, et siis seda võibki tegelikult defineerida kui iseseisvat õpet. Nii et iseseisev õpe on üks siis juhendatud õppe alla kuuluv õppimise viis. Ja selle mõiste avamisel panete veel tähele seda, et on siis lühiajaline õppevorm ja tegelikult, kui me nüüd hakkame lahti rullima seda nii-öelda juhendit, et millest lähtuda kavandamisel, et siis see lühiajalisuse printsiip tulenebki sellest aspektist, et mida siis tegelikult selle kavandamisel nagu arvesse võtta tuleb. Ja nüüd me võime liikuda edasi järgmise slaidi juurde. Kõigepealt eesmärgistamisest ja iseseisva õppe puhul olulisim on see, et selle iseseisva õppe keskne eesmärk peab lähtuma õppijast. Ehk et siis iseseisva õppimise eesmärgiks on õpilase õpioskuste, enesejuhtimise arengu toetamine, näiteks on ju kindlasti ka muud sellised üldpädevuse komponendid, mida iseseisva õppe kaudu saab arendada ja loomulikult õpitulemuste saavutamine. Ehk see tähendab seda, et see eesmärgi seadmine hakkab õppijast, et see õppijast lähtuv käsitlus. Ja sellest tulenevalt ongi nõnda, et kui te näiteks mõtlete läbi selle eesmärgistamise, siis et kui iseseisva õppe eesmärk on midagi muud, võib-olla näiteid ei toogi, et kui ta on midagi muud kui õppija arengu toetamine, siis sellisel juhul peab nagu mõtlema teist korda veel, et siis saada see eesmärk õigesti paika. Ja kahtlemata on see, et õppija arengu toetamine on läbivalt kirjeldatud kooliõppekavas, mis tähendab seda, et kui me iseseisvat õpet koolis korraldame, et siis me ei tee seda mitte nagu väljaspool kooli õppekava eesmärke, vaid see peab olema siis seostutud ja lõimitud sellega, mida ka kooli õppekavas taotletakse. Et see on selles mõttes oluline. Ja kui me seame iseseisvale õppele eesmärgi, et ta toetab õppija arengut, siis selle juurde kuulub juba orgaaniliselt ka see, et me saame arendada õppijat teades seda, kus ta parasjagu asub oma teadmiste, oskuste ja hoiakutega, ehk siis tegelikult õpetaja selline eelnev hindamine suutlikkuse osas, et kuivõrd on kujunenud õppijal suutlikkus iseseisvalt õppida ja milline on tema õpioskuse siis areng hetkel, milline on tema ennastjuhtimise suutlikkus, et see tähendabki seda, et see eelhindamine saab olla siis aluseks sellele, et panna näiteks paika, millisel ajahetkel, millistele õpilastele iseseisev õppe jõukohane oleks. Ja siin kahtlemata tasub mõelda just selle peale ka, et sellise iseseisva õppimise harjutamine on kindlasti esmajoones see, mis algab pihta juba tunni kontekstis, mis tähendab seda, et juba see, kuidas õpetaja oma tunni üles ehitab, saab olla see, mis siis toetab sellise iseseisva õppimise ja ennastjuhtimise kujunemist. Ja samuti võib-olla see eelhindamise osa viitab sellele ka, et need õpilased, kes meil koolis on, ei ole kindlasti kõik ühel hetkel täpselt ühes kohas oma arenguga, et siis seda erisust ka kindlasti saab arvesse võtta, et milline on siis iga õppija valmisolek selleks, et iseseisvalt õppida ja kus kohas see harjutamine hakkab, kuidas seda tehakse, kuidas seda mõõdetakse, et millal see kriitiline suutlikkus on kujunenud, et siis iseseisva õppe rakendamine sellega kindlasti peab ka olema seotud, et kui valida, millal ja kuidas iseseisvat õpet planeerida. Siis samamoodi, mis on iseseisva õppe eesmärgistamise juures oluline, on see, et see õpe, kuna ta on siis õppe, kus õpetaja vahetult ei osale, mis on küll juhendatud, juhendamine ja tagasisidestamine peab olema tagatud, on ju nii, nagu seal mõiste juures oli kirjas, et siis tegelikult see lõimitud lähenemine võimaldab iseseisvas õppes siis saavutada sellist terviklikku
terviklikku õppimist, et mitte sellist ülesande kaupa või üksikute õppeainete kaupa alati mitte läheneda, vaid püüelda selle poole, et see iseseisva õppekogemus oleks siis suunatud ka sellisele tervikpildi adumisele, et siin siis see õpetajate koostöö, Marjeta sellest räägib pärast kindlasti natukene võib-olla siis veel täpsemalt, et see on üks selline kavandamise koht, kus saab siis vaadata just seda, et need tegevused, mida iseseisvaks õppeks kavandatakse, et nad on ka hea selline teema, kus õpetajad saavad omavahel kokku leppida, et millisel viisil õpilane tegutseb ja ainevaldkondlikult lõimida seda kokku või siis ka valdkondade üleselt, nii nagu õpetajatel need ideed siis seal arutelus sünnivad. Et see kindlasti on ka oluline õppimise juures iseseisvat õpet toetades. Nüüd edasi võime liikuda natukene, siin see pealkiri võib-olla seletangi lahti, et see õiguslik raamistik ja kooskõlastus, et pigem raskuspunkt just ka selle kooskõlastamise poole peal, mida tegelikult õiguslik raamistik ka meile ette näeb, kui me koolis oma tegevusi arendame, et see kaasatus oleks ja et see läbirääkimine oleks olemas, et kui te nüüd vaatate siin seda kokkuleppimise loendit, siis siin on tegelikult see teekond selleni, millal saab siis nii-öelda öelda, et meil iseseisev õpe toimub, et siin päris slaidi lõpus te näete seda, et on kooli üldtööplaan ja teavitamine õppeaasta alguses, et enne kui te selleni jõuate, enne kui ta on teil üldtööplaanis ja enne kui te saate selle teavituse teha, enne seda tegelikult on siis need üleval pool olevad tegevused, mis selle iseseisva õppe korraldamise juurde ka vahetult kuuluvad ja siin siis kommenteerin neid samme, mida läbida tuleb, et kindlasti tuleb läbi arutada ja vajadusel ka teha kokkulepped selle kohta, et kuidas jaotub siis iseseisva õppe rakendamise ajal vastutus. Et kui me räägime vastutusest, et ta tuleneb tegelikult sellest kooli hoolsuskohustusest, et hoolsuskohustus tähendabki seda, et siin arvestataksegi, et millal on õppija nii küps, näiteks, et ta saab eelduslikult aru sellest, millised on üldised käitumistavad, ta tunneb neid, ta oskab nendest kinni pidada, et tal on võime oma käitumist kujundada. Kui me räägime iseseisvast õppimisest, siis enesejuhtimine seda eeldab, on ju. Ja kõik õppijad kahtlemata ei pruugi olla selleks suutelised, et seda peabki hindama. See eelhindamise koht seal eelmise slaidi peal nagu sellest tegelikult rääkiski. Ja nüüd see kooli hoolsuskohustus ei tähenda kindlasti seda, et igal ajahetkel peab kõike jälgima, mida õpilased teevad. Et see päris üks-ühele seda ei tähenda, küll aga ta võib tähendada seda jälgimise vajadust olukorras, kus kasutatakse selliseid õpikeskkondi, kus see hoolsus võib olla kriitilise tähtsusega. Et oleneb siis sellest, et kuidas te seda iseseisvat õpet kavandate, mida õpilased ja kus kohas, millises õpikeskkonnas õpilased toimetavad, et võib osutuda siis see hoolsuse küsimus vastutuse jaotamisel tähtsaks. Et siin kindlasti on teil lastevanematega partnerlus hästi suureks abiks, et rääkida see kõik läbi, mis iseseisva õppe ajal toimuma hakkab, et see oleks teada, et oleks võimalik ka vajadusel kaasata näiteks inimesi, kes laste juures selle eest hoolitsevad, et kõik oleks turvaline ja selle tegemise juures siis jah, õpetaja ei pea kindlasti olema niimoodi üksinda, vaid et siin võib luua sellise koostöö. Aga arvestama peab loomulikult sellega, et seda hoolsuskohustust ei saa siis lükata lihtsalt nagu ära, et me räägime nendest päevadest, eks ju, kus näiteks vanemad on tööl, et siis see, kui me näiteks alustame teavitamisest ja me ei ole enne läbi rääkinud, et siis see toobki kaasa olukorra, kus tegelikult vanem jääb hätta, et tal ei ole võimalik tegelikult seda vastutust sellel ajahetkel kanda, kui kool on seda ise eeldanud. Sellepärast just see kooskõlastamise eeldus on siin väga-väga tähtis. Siis õpetajate töökorraldus kahtlemata, mis on ka seotud, et iseseisva õppe korraldamine, võttes arvesse, et juhendatud õpe peab olema igal juhul tagatud, et siis see tegelikult on koht, kus siin saab ka siis läbi mõelda ja korraldada selle, et jällegi, et ka lisaks õpetajatele ka teised inimesed, kes koolis töötavad, et kas neil on ka mingisugused rollid näiteks selle iseseisva õppe rakendamise ajal. Ja kui siin nüüd tulevikus ilmselt hakkab olema koolides ka võib-olla rohkem abiõpetajaid, kui see kutsestandard nüüd rakendub ja need inimesi koolidesse on võimalik tööle võtta, et siis ka siin kombineerida õpetajatele sellist tiimi,
kes on toeks ja abiks ja õppimise korralduse keskkonnad kuuluvad selle juurde, et rääkida läbi, et mis on nende keskkondade juures kindlasti tähtis on see, et nad oleksid kättesaadavad korralduse juures ka, et kui näiteks rääkida koolist, et kuidas ja mis ajal ja mida siis iseseisva õppe ajal teha tuleb, et see oleks selge ja klaar kõikidele osapooltele, keda see puudutab. Ja selle taustal siis võib-olla läbivalt on see, et see lapsevanemate ootuste ja vajadustega peegeldamine, et see iseseisva õppe õnnestumine eeldab seda, et kodud teevad teiega koostööd, eks ju, et kui me räägime ka selle vastutuse ja hoolsuskohustuse teemast, et siin see lastevanemate kaasamõtlemine ja nende võib-olla ettepanekud ja nende ärakuulamine, et mis on nende jaoks kriitiline vajadus sellise õppe rakendamisel, et on ka kasulik eeldus, et see iseseisev õppe kooli üldtööplaani lisada. Ja nüüd selle koolipidaja ja hoolekogu arutelu kaasamise juures me olemegi mõelnud eeskätt just seda, et kindlasti on mõistlik, et iseseisva õppe korraldamine ei oleks koolipidaja jaoks üllatus ja hoolekogu on teil kahtlemata mõistlik hoida sellises partnerluses ka, et kellega saab arutada vajadusel läbi ja mitte ainult kurssi viia, mitte ainult informeerida, vaid ka tegelikult vajadusel siis seda ideed nendega koos arutada, kui näiteks erinevaid õppekeskkondi on soov kasutada, et siis võib ka olla selliste koolipartnerite hulgas häid koostöötegijaid. Et need on nagu sellised põhilised aspektid, mis raamistavad siis seda iseseisva õppe korraldamist, et läbi rääkida ja seada eesmärgid. Ja siit edasi nüüd tegelikult siis lähebki üha spetsiifilisemaks, et ma annan siit Marietale sõna üle, et saab siis juba planeerimisest rääkida. Jaa, aitäh Ülle, siit tõesti nüüd selle juurde, et järjest nagu täpsemaks, et kui eesmärk on paigas ja kõigi osapooltega on läbi räägitud, kokkulepped tehtud, siis võiks hakata kavandama tõesti seda, et millal ja kui sageli me seda iseseisvat õpet korraldame. Tulenevalt siis sellest, et kui vanad on meie lapsed, millised nende oskused on, et see on hästi oluline siis pikalt ette kokku leppida ja vanematele ja kõigile teistele osapooltele teada anda. Ja võib-olla mõned aspektid me selles juhendis ka nimetame, et millele tasuks korraks näpp peale panna, kui neid aegu valida. Et kuidas suhestuvad need iseseisva õppe tegevused, on nad siis pool päeva või terve päev, et kuidas nad suhestuvad tasemetööde ja eksamite perioodiga, on nad seal lähedal kaugel, et nad ei kattuks või vastupidi just kattuks, et see hästi läbi mõelda. Kindlasti juba see õpetaja töökorralduse pool, mida Ülle ka mainis selle nurga alt, et kui iseseisva õppepäeval näiteks õpetajad võtavad ette omavahel midagi õppida või teha, et siis ei lepitaks kokku seda, et pärast seda niisugust sisukat tegevust või sisukat päeva on neil veel teine tööpäev mingite õpilaste tööde tegemiste ülevaatamiseks ja nii edasi. Kindlasti koolivaheaegu, et üks kriitiline küsimus võiks olla, et kui mõistlik on ühte iseseisva õppeaega koolivaheaja eelsele päevale paigutada, et kui seal vaheaeg tuleb peale, et kuhu kaob see sisu või järeldused, mida õpilased siis selle iseseisva õppetegevuse ajal tegid, et see nädalaga kuhugi näiteks ära ei kaoks ja samamoodi võib mõelda, et kas koolivaheaja järgne päev on kõige parem. Et need on sellised kriitilised kohad, mida korraks tasuks kaaluda. Ja mõned mõtted veel selle kavandamise juures, millest võib-olla varem väga palju me rääkinud ei ole, võib-olla isegi mitte mõelnud sellele, et me oleme kuidagi harjunud, et kui me ütleme, et nüüd on iseseisva õppeaeg, siis kõik on koolist eemal. Aga see ei pruugi ühtviisi kõigile lastele ja kõigile peredele sobida. Ja kindlasti ei saa see olla nii, et ma klassis küsin õpilaste käest, kes vajavad toitlustust. Et nõndamoodi seda teemat stigmatiseerida ei ole mõistlik, küll aga peaks kool tõesti hoidma silma peal sellele, et meie kooliperes võib olla lapsi, kes vajavad sellel päeval ühel või teisel moel toitlustamist. Et see on midagi sellist, mille peale tuleks kindlasti mõelda, kas meil on see info ikkagi olemas, kas me oleme kindlad, et mõni laps sellel päeval tühja kõhuga ei toimeta. Ja teine samasugune teema, mis korraks vajab puudutamist, on ruumide kasutamine. Et
mõnes peres võib tõesti olla nõndamoodi, et sellel lapsel ei ole kas turvaline või ei ole sobiv. Kodus on samal ajal näiteks väga palju inimesi ja tal ei ole seda rahulikku kohta, kus olla ja tegutseda. Et siis me võiks korra mõelda, et lastel peaks olema tegelikult see võimalus samal päeval koolis ikkagi tulla ja tegutseda. Nii et see on selline üsna, kuidas ma ütlen, üsna kindel nõue, et koolimaja peaks õpilastele ka sellel iseseisva õppepäeval olema kindlasti avatud. Ja võib-olla me oleme mõelnud, on see isegi selline tore võimalus, et kui osad toimetavad iseseisvalt, aga osad tulevad grupiti kooli, võib-olla nad pääseksid sellel päeval tegutsema näiteks koolimajas sellistesse kohtadesse, kus nad varem ei olegi käinud oma mingeid rühma või grupi tegemisi näiteks suures saalis või ma ei tea, miks mitte õpetajate toas, kuhu muidu ei satu, et see annab sellele iseseisvale õppimisele niisuguse, kuidas ma ütlen, inspireeriva ja innustava ja teistsuguse maigugi võib-olla. Ja kindlasti ei taha mainimata jätta ka seda tehniliste vahendite lugu ses mõttes, et kui me teame või kui me oleme uurinud ja saanud teada, et mõnel lapsel ei ole kodus kõiki tehnilisi vahendeid, mida me eeldame, et ta sellel päeval kasutab, siis on päris mõistlik nendele lastele sellel päeval või selles päeva osas see võimalus tehniliste vahendite juurde pääseda, et see peab ikkagi olema kindlasti tagatud. Ja täpselt samamoodi ei ole mõistlik arvata, et piiramatu internet on midagi täiesti iseenesestmõistetavat, et kui me anname talle päevas mitu videot vaadata, siis igas kodus on see absoluutselt võimalik. Et ka selles osas tuleks natukene eeltööd teha ja uurida, millised võimalused kodudes on, et ükski laps sellepärast siis hätta ei jääks. Nii et need on sellised peamised, kuidas ma ütlen, juba sisule lähenevad punktid või teemad, millele tasuks kindlasti ka mõelda, enne kui me iseseisva õppe kas siis tsüklite või väiksemate juppide või päevade juurde läheme. Elo, kui sa vahetaksid nüüd slaidi, siis me võime siit järgmisena minna siis tõesti juba sellise sisulisema poole juurde ja Ülle juba korra mainis ka seda, et päris kindel on, et selle iseseisva õppimise õnnestumine ükskõik millises vormis või mahus see toimub, et eeldus on see, et neid iseseisva õppimise oskusi on tegelikult juba varem õppetöö vältel ka kujundatud. Et laps sellel päeval või selles päeva osas, kui ta siis iseseisvalt toimetab, ei jääks hätta, kas või näiteks kõige lihtsama tehtud lahenduse või tehtud ülesande, ma ei tea, stuudiumi kaudu õpetajale saatmisega, et seda oleks enne kindlasti harjutatud ja teisi selliseid erinevaid oskusi, loomulikult ka õpioskusi siis kindlasti ka. Ja jällegi mõned tähelepanekud, mida siis tasuks meeles pidada selle sisu juures. Ja esimesena me tõime sinna selle, et on hästi oluline meeles pidada seda, et selleks iseseisva õppimise ajaks peaksid lastele siis olema antud hästi selged tööjuhendid ja me kooli poolt peame olema täiesti veendunud, et need ülesanded küll mõnikord tõesti ka väikese pingutusega, aga et nad on lastele jõukohased ja et nad tulevad nendega hästi toime, siis on meil põhjust ka sellist positiivset innustavat tagasisidet neile anda. Teine, millele me korraks tahame tähelepanu juhtida, on erinevuste teema. Et on päris kindel ja sellest võib-olla Kristi, ma tean pärast oma kooli ühe küsitluse põhjal või taustal räägib ka, aga on päris kindel, et õppijad toimetavad erineva tempoga ja nad teevad seda ka iseseisva õppimise ajal. Et need tegevused, mida me palume sellel ajal neil teha, võtavad mõnel lapsel hästi vähe aega.
aga mõnel kordades rohkem kui võib-olla klassis koostöös teistega õppides. Nii et me peame olema õpetajatena nii targad, et kuidagi valida selline keskmine, et ükski laps ei saaks siis päriselt ülekoormatud ja et ta tuleks nende antud tegevuste või ülesannetega toime. Ja samamoodi me peame olema hooles selle eest, et kui ta siis jääb millegagi hätta, siis tal oleks võimalus õpetajaga suhelda, saada tuge, et see veebitugi peab olemas olema ja siin me ei mõtle, et mitte ainult õpilastel olemas olema, vaid tegelikult ka õpetajatel, et õpetajad sellel päeval, kui nõnda on korraldatud, saaksid siis tehniliste vahendite kaudu või telefonitsi või kuidas, mis iganes vormis on kokku lepitud, aga et nad saaksid hästi operatiivselt lastele siis tuge ja abi paluda või pakkuda. Siit edasi võib-olla selline meeldetuletus või tähelepanek, et see rõhk selle päeva tegevustel võiks tõesti olla pigem kvaliteedil kui kvantiteedil. Et vähem on siin kindlasti rohkem, et kui on tegevusi, millest see laps saab selle talle antud iseseisva õppimise aja jooksul nagu tõsiselt süveneda, päriselt kaevuda, siis sellel on päris kindlasti suurem väärtus kui see, et ta teeb järjest, võib 10 samasugust ülesannet või natuke erinevat ülesannet teha. Nii et meie väga soovitame mõelda korraks ka sellele, et see rõhk tõesti oleks sellisel süvitsi minekul, sest just seda see iseseisvalt võetud aeg võiks lapsele siis pakkuda. Nii et pigem kvaliteet kui kvantiteet. Ja tahame veel siin tähelepanu ka sellele juhtida, et siin slaidil on ta sõnaga ressursid, aga me mõtleme selle all, et lisaks sellele, et iseseisva õppimise ajal või päeval laps ise toimetab, võib sellel olla ka teistsuguseid vorme. No näiteks palutakse lastel külastada mõnda muuseumi või näitust või võib-olla minna ka teatrisse sellel päeval, siis me ei saa eeldada kahte asja. Me ei saa eeldada seda, et see niisugune rahaline ressurss tuleb siis eraldi perelt, et see peab olema kooli poolt kuidagi korraldatud, kokku lepitud, vanemaga räägitud, piletid ette ostetud või täpselt nii, nagu teie koolis kombeks on. Aga et sellist rahalist lisakohustust see ei tohiks perele tõepoolest tekitada. Ja teine, mille osas me palume mõelda ja kavandada, on transpordi teema, et kõik meie lapsed ei tule tõenäoliselt kõrvaltänavast, nad ei pruugi tulla isegi linnast, samast linnast, et kui me näiteks kavandame nende mineku päevasele etendusele, mis algab kell 12, siis me peame olema kindlad, et kõigil lastel on sinna ohutult turvaliselt võimalik sellel päeval jõuda. Nii et ka nendele asjadele tasuks korraks tähelepanu pöörata ja siin tõesti sellest vaatenurgast, et mida väiksem see laps on, seda tõenäolisem või seda olulisem on see tegelikult siis ka läbi mõelda. Nii, millele veel tähelepanu pöörata, enne kui ma tagasisidestamisest korra räägin, on võib-olla see, mida Ülle enne mainis, kui ta ütles, et see iseseisev õpe on pigem niisugune lühiajaline õppevorm ja siinkohal võib-olla see meeldetuletus lihtsalt veel, et mida pikemaid iseseisva õppimise ajaühikuid planeerida, seda kõrgemaks tegelikult läheb see risk, et see ei sobi nõndamoodi kõikidele peredele. Et seda võib-olla ka veel täienduseks selle lühiajalisuse juurde. Ja siin on päris kindlasti oluline siis riskide maandamiseks vanematega koostööd teha. Tagasisidestamise juures
oskame või tahame soovitada seda, et iseseisev õppimine on päris kindlasti selline õppeprotsessi osa, kus võib-olla selline numbriline hindamine, sildi külge panemine ei ole võib-olla kõige asjakohasem või kõige tõhusam, et siin tasub rakendada erinevaid kujundava hindamise vorme, sest et kui õpilane ise toimetab, siis on tal tõenäoliselt vaja kõige rohkem aru saada sellest, mis tal selle ise tegemise või ise õppimise käigus siis hästi õnnestus, aga mis vajaks tal veel harjutamist, et oleks mõistlik seda siis lapsele kas öelda või kirjutada. Ja selliste põnevate tagasiside või asjalike tagasiside mudelite abil innustame teid väga selle iseseisva õppimise puhul rakendama või kasutama enesehindamist, et mõne sellise küsimuse toel saab laps tegelikult selle, mis ta ise sellel päeval tegi, väga asjalikult ja tõhusalt üle vaadata ja iseendale see hinnang anda, et kuidas ma toime tulin, milles õnnestusin või kui tuleb järgmine iseseisva õppimise aeg, mida ma siis võiksin näiteks teistmoodi teha ja nõnda edasi. Nii, läheme siit nüüd kommunikatsiooni juurde, et seda me oleme küll otsapidi juba tegelikult hästi palju puudutanud, aga võtame ta siis korraks veel kokku, sest me tajume, et sellel kommunikatsioonil erinevate osapooltega läbirääkimisel on iseseisva õppimise õnnestumise juures, nii et see kellelegi muresid või probleeme ei valmista, hästi suur osakaal. Ja siin siis tõesti kõigepealt see, et vanemad, eelkõige vanemad ja ka lapsed peaksid info saama hästi aegsasti. Tagumine aeg on selleks kindlasti õppeperioodi algus, aga veel parem, mida väiksemad lapsed on, siis nende puhul kindlasti on parem, kui see info tuleb juba õppeaasta alguses. Ja see info võiks vanemateni ja teiste osapoolteni jõuda selliste kokkulepitud infokanalite kaudu. Et ei oleks nõnda, et muidu me kasutame igapäevaseks suhtlemiseks Stuudiumit, aga siis äkki ühel hetkel eeldame, et info on kuskil kooli kodulehel või hoopis meiliga saadetud. Et ikka neid kokkulepitud ja tuttavaid infokanaleid mööda. Ja siin on tõesti vist nõndamoodi, et mida rohkem seda, mitte rohkem, vaid mida tõhusamalt seda infot on antud, seda parem ja selle tõhususe alla kuulub siis ka aegsasti. Et vältida väga seda, et me esmaspäeval ütleme, et järgmise nädala esmaspäeval on iseseisva õppimise päev. Et see, mida väiksem laps, siis jällegi see mõjutab väga tegelikult perede elukorraldust, et see ei ole nõnda lihtne, et kõigil õnnestub siis sellisel juhul väga erinevate laste puhul see elu nõnda korraldada, et lastel on turvaline ja hea ja et see õppimine toimuks. Jah, just seesama 3. punkt, mõju perede elukorraldusele, et kui me selle peale mõtleme, siis see aitab välistada, siin on meil mingi väike kala slaidil, aga et see aitab välistada selle, et mõni laps siis hätta jääb. Ja päris viimase asjana tahan meenutada seda, et me ei unustaks küsida tagasisidet. Et kas me teeme seda iga iseseisva õppimise kuidagi tsükli järel või me teeme seda korra poolaastas või korra aastas. Võiks mõelda selle peale, et millal meil seda tagasisidet vaja on, millal on sellest kasu. Kas siis, kui meil on selle aasta sees neid iseseisva õppimise aegu veel tulemas, et siis seda saadud tagasisidet küsida ja seda ka arvestada paremal planeerimisel. Et see kindlasti on tõhusam, kui küsida seda võib-olla aasta lõpus, kus mitu korda on neid erinevaid mudeleid kasutatud, aga me ei tea, kuidas lapsed toime on tulnud või kuidas vanemad nendele kogemustele vaatavad. Nii et seda peame ka veel hästi oluliseks meelde tuletada. Panen siin praegu nüüd punkti ja läheme siis päris eluliste näidete juurde. Elo, kas sa juhatad sisse? Jaa, aitäh Ülle ja aitäh Marietta. Ma nüüd kohe kiirelt vahetan slaide ja siis saab Merike, ma loodan, nüüd saad mikrofonile ja kaamerale ligi. Nii, tere kõigile, kas ma olen kuulda? Ja
Ma kohe Väga hea. panen slaidi esitluse käima. Ja. Ma senikaua saan sissejuhatuseks öelda, et tõepoolest meie oleme siis proovinud, harjutanud iseseisvat õpet 3 aastat. Nüüd on siis 3. aasta, nii et esimene lend meil sellega lõpetab iseseisva õppimisega ja mina täna siis püüangi anda sellise ülevaate, kuhu meie oleme selle 3 aastaga jõudnud ja mis me teeme. Eelo, ole hea, järsku paned esimese slaidi. Et iga asi algab millestki. Võib-olla paljude jaoks algab tänasest infotunnist, aga meie jaoks algas tegelikult koroona pandeemiast. Ja algas see, et niipea kui siis me seal, ma mäletan, et see oli vist 4-päevane päev, kui me tulime kokku, et nüüd lähme kõik veebiõppele, siis esmaspäevast alates oli meil kõik veebitunnid. Ja tegelikult, kui meil esimene lend lõpetas, kes oli 10. klassis esimene, kes läksid siis veebiõppele, siis ma arvutasin lõpetamiseks kokku, et 3 aasta jooksul olid nad veebiõppes olnud 9 kuud. Lähtuvalt siis riiklikust, küll isiklikust olekust ja nii edasi. Ja kui hakkas siis koroonapandeemia lõppema, siis võtsime oma õpetajatega kokku ja leidsime siis meie õppetunnid. Ja tõepoolest esimeseks õppetunniks on see, et me olime kogu aeg rääkinud, eriti Puhta gümnaasiumi puhul, et ennastjuhtiv õppija, ta suudab iseseisvalt õppida, kuid sellel ajal tuli välja, et tegelikult seda oskust ei ole. Ehk teiste sõnadega, me eeldame asju, aga me seda tegelikult ei õpeta. Ja teine asi, mis tuli hästi selgelt välja, on see, et iseseisva õppimise jaoks on vaja väga konkreetseid võtmetulemusi, tagasisidet, hindamist. Ja peale koroonapandeemiat, kui me tulime kokku, siis me arutasime seda, et kõikidel õpetajatel on hästi palju materjale, mis nad olid selle 3 aastaga produtseerinud, väga palju õpikeskkondi. Tuletan meelde, et siis ju riik tegi meile praktiliselt kõik õpikeskkonnad lahti, et ei pidanud eriti kool kulutusi tegema. Ja meie üheks seisukohaks sai see, et kui me tahame ennastjuhtivat õppijat kujundada, siis me peame selleks vaeva nägema. Ja alates 1. septembrist 2022 otsustasime üle minna sellele, et 1 päev nädalas on juhendatud iseseisev õpe. Pole elo vaheta, jah. Ja kuna me oleme gümnaasiumis, meil on perioodsüsteem, nii et ühes õppeaastas on 5 perioodi, 1 periood on 7 nädalat. Ja selle 7 nädala jooksul õpitakse 5-7 ainet. Ja enne koroonaperioodi siis meiega otsisime, mis on kõige optimaalsem tunnipikkus, kuidas on kõige parem, et 45 gümnaasiumis on vähe. Meil oli siis 75-minutilised tunnid ja 1 periood, see tähendas siis 21 75-minutilist tundi. Ehk teiseldades siis nii nagu on 35-45 minutilist. Ja kui me olime otsustanud, et tuleks seda iseseisvat õpet tegelikult sisse viia, siis meie ees oli 3 sellist väljakutset, mida me püüdsime kuidagi viisi lahendada. Esimene väljakutse oli selles, et me tahtsime kindlasti, et kontakttundide arv nädalas ei muutuks. Sest kui me võtame igasuguseid õppimisteooriaid, siis üheks väga tähtsaks asjaks on see, et oleks süsteemsus. Teine asi oli see, et kui me mõtlesime, et iseseisva õppimise päeva viia, siis kuidas tekitada, et see ei oleks ühelt poolt üks ja sama päev, mis tähendab seda, teavad ära ühed ja samad tunnid, mis on siis veebitunnid. Ja teiselt poolt, kui ta käiks nädalat pidi ringi, siis on nii, nagu Marietta enne ka ütles, et me ei tea nagu ette, me ei saa planeerida oma asju. Ja 3. väljakutse oli selles, et kuidas me lepime kokku kõik selle, millest tegelikult Marietta enne rääkis iseseisva õppimise juhendi puhul, et me saaksime kõik ühtemoodi aru, mida ja kuidas tehakse. Ja me jõudsime siis järgmise slaidi juurde, jõudsime sellise otsuseni, et kui üks kursus on 21 tundi, mis on 75 minutit, siis nädalas on siis 3 kontakttundi peaks olema, mis on kokku 225 minutit, nagu on siin näha arvestuslik. Näiteks on see eesti keel, mis on esmaspäev, kolmapäev, neljapäev, iga päev on 75 minutit, kokku 225 minutit.
Nüüd, et vastata nendele tingimustele, millest me enne rääkisime, otsustasime, et me võtame igast kontakttunnist 15 minutit ära ja tõstame selle kokku ühele päevale. Ehk teiste sõnadega, kontakttundide arv nädalas jäi samaks, ainult me lühendasime tunde 15 minuti võrra ja need kõik kokku on siis iseseisva õppimise tund, mis on 45 minutit, mis tähendab seda, et iga õpetaja peab leidma siis sellise materjali, mis on 45 minutit ja kokku on ikka 225 minutit. Ja kui me otsustasime ja vaatasime, et mis päev see peaks olema, siis kui me arutasime ja vaatasime, et millised päevad oleks kõige paremad, siis me siiski jõudsime reedeni. Miks reede? Meie jaoks sellepärast, et kuna meie õpilaskonnast on üle 30% väljapool Tartut, siis tüüpiline oli see, et reedeti kuskil viimased tunnid, kui oli vaja bussi peale minna ja kõik muud asjad ja sellepärast me otsustasime ja leppisime kokku, et reede oleks see päev, mis võiks olla iseseisva õppimise päev. Ole ja elu vaheta. Ja mis see siis tähendab? Kõigepealt, et iseseisev õpe on siis kõikidest kursustest 20% ja ta on õpetaja juhendatud. Ja meie jaoks ongi siis eelkõige õpilase õpipädevuse arendamine, kuidas seda teha, kuidas seda ennastjuhtivat õpilast aidata kujundada. Ja leppisime kokku siis selle, et iga kursuse algus stuudiumis on õpetajale antud kõigepealt uue kursuse kohta väga konkreetne eesmärk, mis on ühe lausega, mitte ei ole kopeeritud kogu õppekava, mis on pikk ja lai, vaid kuhu tema tahab selle kursusega jõuda ja sealt lähtuvalt, millised on need võtmetulemused. Jah, õppekavas on iga aine kohta väga palju tulemusi, aga igal õpetajal on oma käekiri. See, mida tema eelkõige tähtsustab, mis on need kõige tähtsamad asjad, mida on vaja kindlasti õpilasel saavutada, et ma saan öelda, et minu kursuse eesmärk on täidetud. Ja võtmetulemustega seondub kohe teine pool, kuidas ma neid hindan. Mis on nende hindamise vormid, millal, kuidas. Ja iga õpetaja otsustab siis, milline osa materjalist käsitletakse kontakttunnist ja milline iseseisvas õppes. Ehk teiste sõnadega on siis lugu sellest, et iga õpetaja peab seeditama läbi oma kursuse materjali. Mis on see, mida ma pean tegema kontakttunnis selle 60 minutiga? Mis on see kõige tähtsam, mida ma pean ära jõudma, kuhu ma pean jõudma? Ja need, mis on see osa, mida anda iseseisvaks õppeks? Ja see tähendab seda, et õpetaja peab eelkõige läbi mõtlema väga tõsiselt, kuhu ta tahab jõuda, mis on see, mida ta tahab klassis teha kontaktõppena. Ja ma võin öelda seda, et nende 3 aasta jooksul on need väga palju muutunud. Aga sellest ma räägin veel seal tagasisidest. Kui järgmine slaid panna, siis milline on siis see süsteem, et oleks ka näha, kuidas meil asjad käivad. Siis jah, meie koolis on stuudium ja kui me märgime siis stuudiumisse oma tunde, siis eelkõige siis esmaspäevast kuni neljapäevani see tund tähendab 60 minutit ja reede on siis tähendab 45 minutit. Ehk teiste sõnadega, et oleks ka näha, kuidas kõik tunnid jooksevad, et õpilane saab oma asja kätte. Ja kui kontakttunni kohta on nii nagu ikka, siis iseseisva õppimise tunni ülesanded õpetaja kannab sisse vähemalt 4 päeval. Enne kontaktõpet on see olemas, kuid väga palju õpetajaid kannavad sisse ka iseseisva õppimise ülesandeid nädala alguses. Ja eesmärk on ka see, et õpilane õpiks oma aega planeerima, vaatama, millal, kuidas ta oma asju teeb. Ja samuti kannab õpetaja sisse siis selle ülesande ja võtmetulemuse, kuhu õpilane peab jõudma, peab ka koduseks ülesandeks, et ta oleks mõlemalt poolt dubleeritud nii tunni tegevusena kui ka koduse tööna. Põhjus on lihtne,
kui siin enne oli juttu tehnilistest vahenditest, siis õpilaste peamine tehniline vahend on, eks ju, telefon. Ja kui telefoni stuudium lahti teha, siis tegelikult õpilasele kuvab see kõige kiiremini kodust ülesannet. Et siin ongi jällegi see, et erinevatest vahenditest on erinev vaade. Võib järgmist slaidi panna. Ja oleme siis kokku leppinud, et need nõndanimetatud reedesed ülesanded võivad olla kas 45 minutit selle aine kohta siis või võivad ka hõlmata mitut tundi. Ehk teiste sõnadega, ta teeb ühe reedega, teeb mitme reede asjad või mitme aine asjad ära näiteks. Näiteks meil on filmimoodul, meediamoodul, käivad nad mõni reede, teevad tänava peal intervjuusid, võtavad filmimat neid, monteerivad, nad teevad mitme päeva ülesande. Või nii nagu siin jutt tuli, muuseumi külastamised. Et see on võimalus siis tõepoolest planeerida, et kas teha ainult 45 minutit või anda suurem projekt ja õpilasel on endal võimalus siis seda planeerida. Ja nimetatud ülesanded üldjuhul on vaja siis sooritada enne järgmist kontakttundi. Kui on suurem projekt, siis õpetaja annab selle kindla kuupäeva, millal ta soovib. Ja tõepoolest meil on väga erinevaid õpetajaid. Osad õpetajad on õpilastega kokku leppinud, et näiteks reedel kella 3 on esitatud asjad. Osad õpetajad lepivad kokku, et esmaspäevaks, aga täpselt on see, et läbirääkimised õpilastega ja sõltub hästi palju mahust, kui suur ülesanne on, aga need on läbi räägitud siis. Ja samamoodi on meil nii õppekavas kui õpetajate siis võtmetulemustes kirjas see, et kõiki neid ülesandeid tagasisidestatakse, mis ei tähenda seda, et nüüd õpetaja iga reede kõikide klasside ülesannetele annab hinde, vaid ta võib valida sealt igast klassist hindab, ütleme 2-3 või näiteks on tal võetud arvesse, et sul peavad olema 7 reedest, näiteks 5 reede ülesanded peavad olema sooritatud ja selle 5 reede pealt tuleb mingisugune hinne kokku, mis on ühe võtmetulemuse jaoks. Ja iseseisva õppimise päeval samuti on siis õpetajad kättesaadavad üldjuhul veebiteel stuudiumis, helistamisi on vähe, aga et on kättesaadavad ja on võimalik küsida. Ja kasutame ka neid iseseisva õppimise päeva ja reedel hästi palju proovieksamiteks, õppekäikudeks, konsultatsioonideks, samuti on võimalik järelvastata. Ja samuti toimuvad, kuna meil on gümnaasium ja meil on vaba ained, mis on moodulitena, siis ka mõnede moodulite kontakttunnid näiteks toimuvad, politsei, päästeameti tunnid toimuvad näiteks. Ja tõepoolest on see lugu niiviisi, et mõned õpilased tahavadki koolimajas õppida sellel päeval ja lepivad kokku kas oma õpetajaga, matemaatika on hästi populaarne, et nad tulevad koolimaja, aga on avatud ka koolimajas raamatukogu, et on võimalik kas siis raamatukogu tulla ja teha neid ülesandeid, saada arvuti juurde, tegutseda. Ja mõned õpilased püüavad niiviisi, et esimesed iseseisva õppimise päevad on nad küll kodus. Aga siis, kui näevad, et asi hakkab nukuramaks minema, siis nad ise ütlevad, et ma hea meelega tuleksin kooli. Ja samuti koolimajas on võimalik, meil on 2 psühholoogi ja 1 õpilasnõustaja, et nende päevad on tavaliselt täis, mis tähendab, et õpilased saavad rahulikult tulla, rahulikult rääkida nendega. Et see sama korralduslikust, millest Ülle ja Marietta just rääkisid siin, et läbi mõelda, mis, kus, kuidas. Ole hea, ela vaheta. No, ega me ikka ju huvitab, et kuidas see läheb, et ühelt poolt, ega direktorina on ju kogu aeg hirm, et kas nad ikka õpivad. Teiselt poolt on aru saada ka see, et kui te ise ennast õpetajat mõtlete, siis ega ükski asi tegemata ja kas ma olen oma kabinetis, kas ma olen kodukontoris, oma töö on vaja teha. Ja iga perioodi lõpus õpilased annavad meil tagasisidet, kus nad annavad ka just materjali mahtude kohta,
mida me anname siis õpetajatele tagasisidet, kui õpilastele tundub, et materjali maht on liiga suur. Ja tõesti õpilaste tempod on ka väga erinevad, et ühe õpilase jaoks tundub, et millest te räägite, selle mitte midagi, ma tegin selle ära poole tunniga. Ja teine õpilane ütleb, ma tegin 5 tundi, et ma ei saanudki muid asju teha. Et nii ta on. Aga kuna meil siis üks lend hakkab lõpetama, kes on juhendatud iseseisvat õpet, siis need 3 aastat praktiseerinud, siis jaanuaris me tegime ülekoolilise küsitluse, 61% õpilastest vastas ja nii nagu siit tuleb siis välja meie põhiseisukohad, mida me uurisime, siis 98% õpilastest vastas, et igas aines antakse reedeseid ülesandeid, et ei ole niiviisi, et ei anta ja ei pea tegema. Ja 98% vastas ka, et ülesannete ajaline maht vastab 45 minutile. Nagu te aru saate, siis ega see ajalise mahu leidmine võttis ka aega õpetajatel. Ja võttis aega ka seda, mida õpetajad ütlevad ka praegu, et mida üleüldse anda. Eriti praegu AI-ga muudatused, siis ei ole ju mõtet anda õpilasele enam suurt mingisugust lihtsalt esseed kirjutada või mingid küsimused iseseisva tööna. See tööta enam. Ka õpetajatel on väljakutse sellest, et see oleks põnev, see oleks huvitav ja see arendaks õpilast. Samuti siis 87% õpilastest vastas, et iga kontrollitakse siis ülesannete täitmist ja 13% et aeg-ajalt. Ja samuti tundsime huvi siis vaba vastustega, et õpilaste arvates, millised need ülesanded reedel on ja milleks nad on, siis õpilased tõid välja, et see on nädala materjali kinnistamiseks ja laiendamiseks. Toodi välja, et ka uue osa ettevalmistamine, just see ümberpööratud klassiruum. Ja millel oli väga vähe vastuseid, aga mis hakkab minema on ka kontrolltööd, mida reedeti just materjalide põhjal kontrolltööd, mida õpetajad lasevad teha ja Moodle'il on muidugi see, mida ka teeb. Aga mida siis see õpetab? Meie jaoks oli muidugi väga tore lugeda neid vastuseid, et õpetab aja planeerimist ja kohusetunnet. Aga mis oli tore, mis tuli palju välja, ongi see sama, millest enne oli ka juttu, et võimaldab oma tempos töötada. Et ühelt poolt ei pea ootama teiste järel, et millal teised jõuavad. Ma saan edasi minna, teha kõrvale põikeid sinna, mis mind huvitab, süveneda mingisse teemasse rohkem. Õpilased tõid märkusena välja ka seda, et ma leidsin midagi, mida ma varem üldse ei teadnud. Ja üks küsimus oli siis ka, et kuidas see mõjutab sinu hinnet või mis siis juhtub, kui sa ei tee neid ülesandeid, siis et see kontroll on tähtis, siis jällegi väga targad lapsed vastasid, et üks võtmetulemuse hinne jääb saamata. Et kuidas ma kursuse hinde välja saan. Aga eelkõige 10. klassid olid väga ilusasti vastanud ka, et jään rumalamaks, kui ma neid ülesandeid ei tee. Ja viimane slaid ongi siis. Jah, tõepoolest, et korralduslikult siis, kuhuni me oleme jõudnud, siis ongi, et reedese koolilõuna raha, see terve euro, mis on, siis meie selle raha eest tõesti oleme korraldanud selle, et igapäevaselt on meil puuviljad koolimajas, et õpilastel on võimalik puuvilju saada, et see ei jää mitte kuhugile mujale. Õpetajad on vastavalt vajadusele kas kodukontoris või koolimajas. Nii nagu ma ütlesin, et ega siis töö ja tegemata, töö saab tehtud ja ka õpetaja jaoks on, kui me tänast õpetajate lehte just lugesime, et mis motiveerib töötama, Maigi just kirjutas seal, et kindlasti see paindlikkus. Et kas või see, et ma ei pea hommikul kell 6 üles ärkama, võin sellel päeval kell 8 ärgata, et ma teen oma asjad ära, aga millal. Ja samuti näiteks need samad AI koolitused, mis HTM praegu meile ilusasti pakub, et see on võimalus reedeti teha. Ja täpselt see sama koht, et kui reedel on kas väljasõit, õppekäik, proovieksamid, siis õpetajad seda ütlevad infokoosolekul, et palun lükake neid
iseseisva õppimise päeva ülesandeid edasi, et ei oleks sellist kahekordset koormust ja isegi kui õpetaja selle ära unustab, siis õpilased seda ära ei unusta. Siis õpilased tuletavad seda meelde. Et see oli meie kogemus siis. Nii et aitäh teile kuulamast ja kui on küsimusi, siis võib kirjutada, võib pärast küsida, võib mulle kirjutada, nii et aitäh teile! Aitäh, Merike! Ja nüüd on siis Kristi ettekande kord, ma kohe panen selle ette. Kristi, ma loodan, et sa said mikrofoni tööle. Kohe ma otsin Kristi üles ja proovin teda uuesti avada. Vabandust, Teams ei ole täna kuidagi meiega. Proovi nüüd uuesti. Ta vist ei saa, kuigi mul näitab, et kõik peaks olema korras. Kas sa ei saa ka kaamerat? Ei näita, et saaks. No väike tehniline nüanss peab ikka juures olema. Aga ma kohe kiirelt püüan siis võtta kõik maha ja panna uuesti tagasi. Ma võin siin senikaua veel rääkida paindlikkuse koha pealt, et kui niisama, kas või täna, et meil on ju kolmapäev, meil on täna riigieksam ja kuna meil on 15 gruppi riigieksamil, siis see sama paindlikkuse koht, et õppeaasta algusest juba me leppisime kokku, et me vahetame reede ja kolmapäeva näiteks ära, et täna on meil maja tühi, teistel õpilastel on siis iseseisva õppimise päev. 12 klass saab matemaatika riigieksamit teha. Et paindlikkus on olemas, aga ma näen Kristit. Nii, tere. Kas mind nüüd on kuulda ja kõik on hästi minuga? Imeline. Siis tere minu poolt ja vaatame siis meie kogemust Forseliuse koolist. Et me oleme ise päevadega tegutsenud 2 aastat. Ja kui ma siin täna seda kogemust jagan, siis kindlasti rõhutan, et me ikkagi oleme teel. Et meil on ka mitmeid õppimiskohti praegu, kes toredasti ettekannet kuulasin, nägin, et okei, sellele peame ka mõtlema. Ja see on okei, ma arvan. Nii, aga vaatame siis meie teekonda, et mis see meie miks oli ja miks me üldse iseõppepäevade peale hakkasime mõtlema. Põhiline meie ajend oli ikkagi õpilaste õpioskuste arendamine ja see, et õppijad suudaksid siis ise toimetada ka tööjuhendite järgi, et õpijuhiste järgi. Ja teine pool sellest, et toetada õpilaste seda aja planeerimisoskust, kus ma õpin, miks ma õpin ja nii-öelda ka autonoomset motivatsiooni siinkohal siis toetada. Nii, vaatame edasi. Mis sammud meil olid tehtud? Et meie jaoks see iseõppepäev on nagu üks osa meie protsessist. Et me tegelikult kohe nendega teele ei läinudki, vaid enne seda me olime teinud mitu sammu ära. Ehk siis meil on praegu 5 aasta, kus me oleme tegutsenud pikkade tundidega ja võt selle sammu me olime enne ära teinud. Ja pika tunniga hakkasime me tegelema ka selle tõttu, et toetada õpilaste õpioskusi ja sügavamat õppimist. Siis ma kohe sellest kõigest ka natukene lähemalt räägin, et me olime ka selliste õpioskuste toetamisega üsna süsteemselt juba paar aastat tegelenud, seega meile tundus, et olgu, et nüüd võiks anda ka selle võimaluse õppijatele, kus nad täitsa iseseisvalt kodus korraks toimetavad. Ja vaadata, mis siis juhtub, et kas rakendavad nad neid tõhusaid õpistrateegiaid või siiski veel mitteks. Ja me olime ka loonud ühise materjali pesa õpetajate, õpilaste, vanemate, kõikide jaoks, kus me räägime, kuidas on tõhus õppida, milliseid strateegiaid ise õppimises kasutada. Et meie fookus oli hästi sellel, et me tegeleksime enne õpioskustega. Nii, natukene vaatame edasi.
Natukene sellest pikast tunnist, et miks ma selle üldse sisse tõin. Nagu ma ütlesin, siis 5 aastat tagasi me läksime selle tunnile üle ja me koostöös oma õpetajatega siis lõime 5 aastat tagasi sellise asja nagu meie kooli pika tunni raam. Ja võt selle pika tunni raami üks osa on see õpioskuste kujunemine. Ja see siin raamis on siis kirjutatud lahti 5 tasandil. Et mis see eeltase on, kus ma üldse ei tegele veel õpioskustega ja see eeskujulik tase on siis see, kus õpetaja juba võimaldab õpilastel ise valida vastavalt siis õpetavale materjalile sobivaid õpistrateegiaid. Ja see on see tase tegelikult, mida võiks ka rakendada iseõppepäevadel. Ja kui me siit edasi vaatame järgmisel slaidil, siis siin me toomegi välja selle, et kuidas siis on seotud meie kooli tasandil see pikk tund õpioskused ja iseõppepäevad. Et kui pikk tund meil tuli just sellest, et me tahtsime neid õpioskusi ja sügavat õppimist, kriitilise mõtlemise oskust ja sellist probleemi lahendust rohkem toetada tunnis, siis tõesti see pikem õppetsükkel seda väga mõnusalt toetab. Et õppijal ei ole 7-8 erinevat üleminekut päevas, vaid ongi 3-4 ja me saame ühte ainesse sügavamalt sisse vaadata ja me tõesti näen seda praegu, et pigem õpetajate tagasiside on see, et sooviks rohkem pikemaid tunde kui et lühemaid tunde. Aga neid ka pole liiga palju alati anda. Ja kuidas see üks pikk õppetund meil siis jaotub? Et ta jaotub nii, et kui me mõtleme, et tunni pikkus, kui me 2 tundi kokku paneme, on just 90 minutit, siis meie pikad tunnid on 85-minutilised ja sealt justkui vabaneb seda 5 minutit vabanenud tunni ressurssi. Ja meie oma koolis kasutame seda igas klassis siis klassijuhataja tunniks, mis on esmaspäeviti teine tund kõikidel klassidel ja see kestab 45 minutit. Ja kui me õppimisel lähtume sellest pika tunni raamist, siis klassijuhataja tunnis, mis meil see 45 minutit on, seal me tegelemegi nende õpioskuste toetamisega veel eriti teadlikult, meil on välja töötatud süsteemid kohe sellest lähemalt ja kui me oleme neid klassijuhataja tunnis lastele õpetanud, ainetundides rakendanud, siis iseõppepäev on see koht, kus see laps saab iseseisvalt seda õpioskust nüüd rakendada. Vaatame lähemalt, mida me siis selleks ära teeme, et ta tõesti iseõppepäeval ka hakkama saaks. Paneme järgmise slaidi. Et mis me selle klassijuhataja tunnis siis teeme? Et siin on ka väikene visuaal selle kohta, et kuidas see pikk õppetund meil jaguneb, et see 5 minutit siis igast lühikesest tunnist kokku tulebki 45-minutiline klassijuhataja tund meeleks. Ja kui me teame, et üks üldpädevus tegelikult on õpipädevus, siis klassijuhataja tund eriti teadlikult tegelebki meil sellise õpipädevuse arendamisega. Ja õpetajad õpiringides meil on välja töötanud siis sellised süsteemid, et esimeses kooliastmes on meil välja töötatud selline õpistrateegiate õpetamise süsteem, mis hästi on põimitud üldõpetusse, et iga periood algab siis ühe strateegia tutvustamisega ja perioodi lõpus siis noored lapsed analüüsivad, kuidas nad siis seda strateegiat rakendasid, mis nende jaoks töötas, mis ei töötanud, kuidas see toetas nende õppimist. Ja teises 3. kooliastmes on meil selline klassijuhataja tunni moodul, kus me ka õpetame siis lastele õpistrateegiaid ja siis ainetundides neid rakendame. Ja lisaks on meil siis iga kuu sellised kuu eneseanalüüsi lehed, kus siis laps seab eesmärgi, mis tal selle kuu fookuses on, analüüsib kas suhteid või analüüsibki seda, et milliseid strateegiaid ta selles kuus õppimises kasutas, mis tema jaoks töötas, mis ei töötanud ja mis on tema järgmise kuu eesmärk. Nii et me tegeleme seal teadlikult sellega, et laps oskab oma aega planeerida, valiks tõhusaid viise õppimiseks, analüüsiks, et okei, selles aines mul eriti hästi ei lähe, aga kuidas ma siin õpin, et kas ma kasutan tõhusaid viise, mis oleks tõhusam. Et seal me tegeleme selle poolega niimoodi teadlikumalt ja iseõppepäevadel siis püüame neid strateegiaid rakendada iseseisvalt. Nii, vaatame edasi. Kuidas me siis iseõppepäevadega tegutsesime? Et kui me ka alustasime,
siis meie tegimegi selle, et me kohe leppisime kokku, mis kuupäevadel meil selles õppeaastas iseõppepäevad toimuvad. Et me selle juba saime eelnevalt kokku lepitud, augustis kinnitatud õppenõukogus ja siis me kooskõlastasime seda ka hoolekoguga ja siis läks kogu info korraga õpilastele, vanematele välja. Et nad said kohe teada, et ahah, sellel õppeaastal nendel kindlatel päevadel on siis iseõppepäevad. Ja me hästi proovisime seda kommunikeerida, lastevanemate koosolekul rääkisime sellest pikalt ja kui me sellise visuaali tegime ja panime selle üles stuudiumisse igale poole, et siis siia ka me tõime selle välja, et miks me seda teeme. Et see miks käiks nagu igalt poolt läbi ja selle miksiga ma näen, et me peame ikkagi tegelikult veel tööd tegema, et sellest kunagi ei väsi. Ja siin me toome ka välja selle, et kuidas meie koolis siis need toimuvad, kuhu need tunnikirjeldused ja õppesisu, kuhu see tuleb, millal ta tuleb ja oleme andnud siis ka soovitused lastele, et kuidas tõhusalt õppida, et nad teeksid pause, planeeriksid oma aega ja nii edasi. Et see on välja pandud ja iga kord, kui see iseõppepäev tuleb, siis me panemegi stuudiumisse meeldetuletuse ja jälle viite sellele samale plakatile, kus siis on kõik oluline kirja pandud. Nii, vaatame edasi. Mõned näited ma mõtlesin ka ja võtsin välja, et kuidas meie õpetajad siis neid ülesandeid panevad. Et siin täiesti niimoodi erinevate ainete puhul, siin on inglise keelt, siin on matemaatikat, siin on eesti keelt. Ja võib-olla miks ma need ka välja toon, et meie jaoks, nagu ma ütlesin, on oluline, et ka õpetajad lisaksid siia kirjelduse alla, kui nad õpilastele need õpijuhised annavad, nad lisaksid need soovitused, kuidas õppida. Et me ei pane töövihikuharjutus 7 või õpikust LK8 lukku. Et see ei ole väga õppimist toetav. Et mulle hästi meeldib, kuidas nii mõnigi õpetaja kirjutab siia ette, et meenuta alguses, mis on ala öeldise alus, eks ju. Ja nüüd kinniste õpitud, nüüd mõtiskle, püüa oma sõnadega selgitada, eks. Ja nad panevad ka siia sisse seda, et tee vahepeal 10 küppi või väike sirutuspauseks. Et nad nagu suunavad õpilasi ka tõhusalt õppima. Ja siin on üks näide ka selle kohta, kus õpetaja pani sellise orienteeruva aja, et arvesta, et umbes nii palju aega sul läheb või nüüd läheb nii palju aega, et etapiti on asjad lahti kirjutatud. Ja see selles osas palju rohkem toetab seda õppijat, et see ongi tema õpijuhis, mille õpetaja on talle andnud, et ta jääks siis oma asjadega hätta. Nii, vaatame edasi. Enne ma viitasin ka, et mis me olime varasemalt valmis teinud. Tõesti olime mitu aastat õpistrateegiate teemaga tegelenud, õpetajatega ise seda teemat õppinud ja teinud ka sellise ühise kausta, et kui te vaatate, siis selle kursusega on meie koolis seotud 1348 kasutajat. Ehk siis nii õpilased, nii õpetajad kui lapsevanemad, kõik on selle kausta omanikud, kõik nad näevad siin. Ja siia me oleme lisanud ka erinevaid strateegiaid, kuidas tõhusalt õppida. Me oleme teinud lastevanematele tõhusa õppimise sellised väiksed videoampsud ka ja ka õpetaja tegelikult, et kui te ei taha sellist pikka selgitust panna, sest nende pikkade selgituste puhul me peame ka mõtlema toevajadusega lastele, et vahel, kui on liiga palju teksti, mõni nagu lõpetab õppimise, on ja sa õpetajana pead oma klassi tundma, et kui pikalt, kuidas sa ikkagi need selgitused paned. Ja kui mõne jaoks sa tead, et ongi palju, siis sa saad tegelikult panna viite sellele terakaustale, konkreetsele mingi strateegiale, et vaata siit, vali üks neist, eks. Et natukene nagu tõhustada ja toetada ka õpetajatööd, ta ei pea iga kord ümber kirjutama, vaid ta saab siin toetada nendele strateegiatele ja panna siis viiteid ja juhiseid, kuidas laps võiks õppida. Ja vanemad võiks see ka aidata. Nii, vaatame edasi. Ja meie tõesti oleme ka küsinud tagasisidet iseõppepäevade kohta ja sellest ei maksa heituda, et ma täitsa niimoodi ausalt teiega ka jagan, mis siis meie pilt on. Me oleme seda teinud küll niimoodi, et õppeaastate lõpus ja niimoodi meil paar iseõppepäeva veel niimoodi oli jäänud, aga muidu küll niimoodi lõpupoole. Ja sellest on ka olnud väga palju kasu, et eelmine aasta tuli vanematelt väga asjalikke tähelepanekuid ja me kohe võtsime need uuel aastal arvesse, et millega edasi minna. Ka sellel aastal, ma pärast teile näitan, väga mõnusaid ettepanekuid on tulnud. Aga mis me siis küsisime, et kuidas vanemad ja kuidas õpilased ja tegelikult ka õpetajad, kuidas nad tajuvad, kas iseõppepäevi on meie koolis liiga tihti piisavalt harva. Vahva on näha seda, et õpilased muidugi tunnevad ikkagi harva. Ikkagi tegelikult võiks kogu aeg natuke ise õppida. Et see on tore näha, et neile ikkagi iseõppepäevad üldiselt meeldivad.
Vanemate puhul, ütleme selline 80% ikkagi nägi piisavalt, et meil on siis kord kuus olnud, aga ka neid, kes näevad, et on liiga tihti, et ka sellele tuleb tähelepanu pöörata. Et kui meil õpilaste seas oli vastanuid, siin on 2.–3. kooliastme lapsed, et siin hetke tulemus peegeldab kuskil 65% vastanutest oli, jõudsid ära vastata. Ja vanemates, meil veel hetkel on käimas see, et vanemates siin on praegu kuskil selline 40%. Aga ütleme nii, et rohkem kui eelmine aasta. Nii et siin on ka see koht, et kui mõni ei vasta, kas siis ta on rahul, et ma võin ju tõlgendada seda nii endale meeldivalt, kui ta ei vasta. Just. Vaatame edasi. Saan aru iseõppepäevade vajalikkusest. Et mida mul tegelikult on suur rõõm näha, et enamik ikkagi vanemaid saavad aru selle vajalikkusest. Mõned panid, et pole kindel ja on paar tõesti üksikud vanemad, kes üldse ei saa. Ja mõned pole kindel, ka selgitasid nagu oma asja, et ma saan aru, aga mul vahel on võib-olla keeruline last toetada või tõid mingid selliseid põhjuseid. Aga kuidagi vanemad idee poolest, mis mind ka nagu üllatas, et näiteks esimeses klassis mõned vanemad juba tõid välja, et mul on nii hea meel, et me juba kohe hakkame pihta asjaga, et ma saan selle vajalikkusest aru ja mõni tõi välja selle näite koroona ajaga, et näete, et too aeg ju tegelikult lapsed olid nii ootamatus olukorras, et me juba vaikselt valmistame neid ette. Et see mind isegi täitsa üllatas sellised vastused vanematelt, et seda oli rõõm näha. Nii, vaatame edasi. Et kui palju kulub sul siis iseõppepäeval tavaliselt õppimisel aega? Ja see ongi see koht, et kui me ka mõtleme tunni peale, et meil on tõesti väga erineva tempoga lapsi. Ja siit tuleb ka väga selgelt välja, et umbes sama kaua kui koolis on siis selline 96%, vähem kui koolipäeval on nagu suurem osa. Neid, kellel on rohkem kui koolipäeval, on pigem vähemuses, aga neid ka on. Ja mõnel korral vähem, mõnel korral rohkem, eks see on loogiline. Mida me tegelikult sellele pöörasime juba varem ka tähelepanu koos õpetajatega ja mitmed on kasutanud seda nippi ka, et vaata klassijuhatajad on ju tihedasti kontaktis oma lastega ja sealt on olnud mõnelt üksikult kuulda, et jah, et mul on nagu kauem. Ja siis me kohe arutasime seda õpetajate seminaril, et paneme soovituse lapsele, et kui on sul sellel päeval näiteks pikk tund, et arvestagi, et sa siis üle 85 minuti kindlasti selle ainega ei tegele, et jõudsid, kuhu sa jõudsid, on ju. Või kui on 45 minutit, siis sa teedki seda nii kaua ja jäädki siia kohta. Et arvesta seda aega, kui kaua meie tegelik tunni pikkus on. Et siis see ka toetab tegelikult seda õppijat, just seda, kellel võib-olla läheks palju aeglasemalt, on ju. Ja kui sa võib-olla õpetajana täpselt ei teagi, et kui palju siis neid ülesandeid anda, siis mängi selle ajaga. Et see võib ka tegelikult abiks olla. Vaatame edasi. Iseõppepäeva tööjuhised on mulle arusaadavad. Et see on meile hästi oluline näitaja, mida me hästi jälgime. Et enamik tunneb, et pigem on arusaadavad või on alati arusaadavad, eks ju. Aga on ka neid, kes näiteks 2, et ei ole, 2,7%, et pigem ei ole. Et tegelikult iga laps meil on oluline, et me peame sinna otsa vaatama, et mõned lapsed ikkagi ei saa aru, et kuidas seda veel enam toetada. Ja nagu ma ütlesin, me oleme proovinud siin erinevaid viise sellega teha ja on ka mõned õpetajad tõesti, kes on ka kutsunud lapsi siis kooli, et nende õppimist toetada. On meil mõned toevajadusega lapsed, on üks vanem, tulebki üks, kes on palunud, kas tema laps saab raamatukogus tegutseda. Ja siis on ka abiõpetaja juures olnud, et meil on selliseid erandnäiteid ka, et kõik ei pea olema kohe ainult kodus ja toimetama. Nii, vaatame edasi. Ja mis me siis vanemate õpetajate õpilaste tagasisidest saime, et vaatame nii, mis meeldib, kui ka siis nende sellised soovitused. Üks on see, mis hästi meeldib, ongi see, et tegelikult me paneme neid soovitusi õppimiseks. On väga hea, et mis Merike ka välja tõi enne, et kui natuke varem tegelikult need õppimised saab eelneval päeval või veidi varem, et siis ma saan ise planeerida, kas ma teen juba ära või millal ma teen. Et jällegi toetab sellist autonoomset motivatsiooni. Et ta loob sellise stressivaba keskendumise võimaluse, ma saan omas tempos, oma vabalt valitud kohas toimetada. Õpilased ka oma vabades vastustes tõid välja ikkagi, et sooviks rohkem iseõppepäevi, aga eks sinna tuleb oma kriitika meelega ka sisse vaadata. Oma aja planeerimine neile hästi meeldib, ma saan ise pause teha, oma tegevusi planeerida ja et me saan harjutada õpilasi just õpijuhiste järgi tegutsema. Ja kui järgmist slaidi vaadata, siis paneme selle järgmise, et siis ka üks õpetaja, isegi tegelikult
grupp, kes tõi välja, et just see koht, et me saamegi iseseisvalt lastel harjutada nende õpistrateegiate rakendamist ja natukene analüüsida ka, et mis strateegiaid sa kasutasid, mis töötas, mis sa järgmine kord võiksid kasutada. Et see on see koht, kus seda iseseisvalt niimoodi rakendada. Ja mis siis ettepanekud olid? Et üks on see, et pakkuda ikkagi õpilastele võimalust tulla ka kooliülesandeid tegema ja seda me oleme aina rohkem teinud, et kui eelmine aasta me kuidagi seda kõva häälega nii palju ei kommunikeerinud, vaid mul meenub 2 vanemat, kes pöördusid ja siis me neile ütlesime, et loomulikult saab tulla, aga me nagu nii palju kõvahäälselt seda ei kommunikeerinud, sealt ei tulnud nagu mingit suuri pöördumisi selles osas ei olnud. Aga kuna eelmise aasta kogemusena meil tuli seda, et mõni tahtis tulla kooli, siis me seekord oleme rohkem ka öelda õpetajate, et andke märku, kui sa tead, et su klassis on lapsi, kes ei saa ise hakkama, kutsu nad, eks ju, räägi vanemale, et ta on oodatud ja ta saab koolis toimetada. Siis just see, et anda materjalid varem kätte, et eelmine aasta me andsime samal päeval, aga et see aasta me proovime anda varem, mõned tõid välja, et võiks veel varem, mõtleme sellele. Mis oli nagu asjakohane märkamine, mille osas me kindlasti esimese kooliastme juhiga ja õpetajatega arutame, on see, et võib-olla esimeses klassis kaaluda iseõppepäev ikkagi teisest poolaastast. Et kui ma küll vaatasin nagu seda tagasisidet, et nii mõnigi tõi välja ka hästi positiivseid asju, siis olid mõned vanemad ja ühe ettepanek oli just see, et ikkagi teisest poolaastast ja see tundub asjakohane, et tõesti need esimese klassi lapsed tegelikult ju alles harjuvad, eks ju, et üldse õpirütm saada ja siis vaikselt neid oskusi niimoodi kasvatada. Siis kooli poolt me pakume ka praegu tehnikat ja et ikkagi edasi seda pakkuda, et see orienteeruva aja lisamine, et ma näen, et see praegu meil ei ole kindlasti ühtlane, et kõik ei pane seda aega, et kaua sul võiks umbes õppimisele minna, aga et me rohkem paneksime seda aega ka, et kui kaua võib ühele või teisele ülesandele umbes minna. Väga mõnus mõte oli see, et kaaluda ka lõimitud ülesandeid, et meie praeguse esimeste aastate fookus, nagu ma enne ka rääkisin, oli just õpioskuste, et me ei pannud seal nagu fookus sellele, et õpetajad võiksid lõimitud ülesandeid teha, et meil on küll lõiminguprojektid, aga need on nagu koolipäeva jooksul ja õppeprotsessi osa aasta jooksul. Aga ma tean, on väga häid näiteid näiteks Pelgulinna gümnaasiumist, kes teevad selliseid iseõppepäevi lõimitult. Et meie veel seda ei ole teinud, aga väga mõnus ettepanek, mis tuli ka vanematelt. Ja see pidev kommunikatsioon, et sellest me saime aru ikkagi, et miks see on oluline ja mida me õpilastelt ootame, et sellele kogu aeg rõhku panna, et lapsed ei arvaks, et see on mingi vaba päev. Et me proovime ka vältida oma kommunikatsioonis seda, et iseõppepäev mul jääb nagu tund ära. Meil ei jää tund ära. Meil on väga asjalik tund. Lapsed teevad seda iseseisvalt. Et me nagu jälgiks, mida me ise ka ja kuidas me räägime sellest. Et see iseõppe ongi õppe. Et see ei ole vaba päev. Ja seetõttu me ka tihti oleme vältinud, et need ei ole reeded, need ei ole esmaspäevad, et me ei pikenda siin mingid nädalavahetusi, et see on õppimine. Et me oleme sellele nii mõeld. Vaatame edasi. Et kokkuvõttena, mis meil siis võiks kaasa võtta? Et see 3 kokkuvõtlikud mõtet. Esiteks, meie silmis on hästi oluline, et alustada sellest, et me ikkagi pöörame tähelepanu õpioskustele. Et see on alus iseseisva õppimise kujunemiseks ja meie isegi, kuigi me oleme sellega 4-5 aastat tegelenud, näeme, et me oleme veel teel. Ma ei saaks öelda, et meil kõigil on väga head õpioskused juba õpilastel, aga nad kindlasti juba kõik meie lapsed on kuulnud sõna õpistrateegia koolis. Nii et see võtab lihtsalt aega, aga sellega on oluline tegeleda, väga oluline. Siis teiseks see, et mõtestada ja kommunikeerida seda iseõppepäevade süsteemi ikkagi kogu kooli perega. Et kuigi me võtsime praegu ka tagasiside, siis 2. juuni meil on tulemas nüüd õpilasesinduse hoolekogu koosolek. Me tutvustame neid tulemusi, kuulame neilt veel asju, et me kogu aeg räägiks, kommunikeeriks, korjaks noppeid, et seda paremaks teha. Ja 3. ongi sama, mis haakub mu eelmise mõttega, et küsida tagasisidet ja mitte ka heituda, kui tuleb välja, et on õppimiskohti. Et ka meie näeme, et meil on õppimiskohti ja võib-olla korra nagu võib-olla kõik ei tajugi, et see on vajalik või et mõnel läheb kauem õppimine, kas me oleme sellest läbi kukkunud. Ma arvan, et ei ole, eks, et me oleme teel, meile läheb korda see tagasiside, me võtame selle omaks, proovime sellega toimetada ja läheme edasi. Et see on, ma arvan, oluline. Ja, aitäh! Aitäh! Ma vaatan, et vestlus aknasse
Ei ole väga palju küsimusi saabunud, aga siin on tõesti küsimus selle juhise kohta, mis on ministeeriumis valmimas, et Marietta, kas sa saad öelda väikse indikatsiooni, et millal valmib? Me vaatame selle juhendi Üllega nüüd äkki sellest tänastest mõtetest tulenevalt veel värske pilguga homme üle ja uue nädala alguses. Loodame, et juba esmaspäeval saab see siis välja õppekavade kodulehele ja nagu sa ütlesid, tänane esitlus siis ka sinna juurde. Just, aitäh. Et nüüd üks küsimus on ka tulnud, et milline on ministeeriumi seisukoht põhikoolis ja gümnaasiumis eksamipäevadel koolivälise kontaktõppe organiseerimise osas? Soovitus organiseerida iseseisev õppe versus kontaktõppe. Ma võib-olla saan vastamisega alustada, et siis Marietta, sa saad äkki sekundeerida, kuidas sa soovid. Et tegelikult on niimoodi, et kui te, siin tegelikult ettekannetes oli ka näha, et tegelikult kui te olete õppekäigul õpilastega või teil on konsultatsioonid, et siis see on kontaktõppe, eks ju, et iseseisev õpe on see, kus õpetaja vahetult ei osale ise, küll on tagatud see, et ta juhendab ja on tagasisidestatud tegevus, mis on õppimine. Kui te olete eksamipäeval osade lastega õppekäigul, te olete teistes õppekeskkondades, siis õpetajad on jaotatud tõenäoliselt teil selle järgi, et milliste õpilastega, mis õpetajad toimetavad. Et siis see ongi kõige olulisem, et teil oleks see kavandatud sellisel viisil, et kõigil on teada, mis toimub, vastutuse küsimus, eks ju, tulen tagasi on ju selle hoolsuskohustuse koha peale ja tegelikult, kui teil on praegu need näited, mis siin küsimuses olid, et see ongi kontaktõppe ei pea toimuma auditooriumis, klassiruumis, koolimajas. Kontaktõppe on ka see, kui õpetaja otsustab võtta oma lapsed sappa ja minna nendega kuskile õuekeskkonda hoopis või linnakeskkonda või valla või küla juures olevasse parki ja seal teha tegevusi. Nii et see on õppetöö vorm, mis on väga tervitatav. Peaasi on see, et kogu iseseisva õppeplaneerimine näiteks ei lähtuks sellest, et meil on vaja maja tühjaks teha või et meil on vaja eest ära saada inimesed, et see ei ole nagu argument, on ju. Aga see, et jagada tööülesandeid ja vaadata, kes nende lastega toimetab sellel päeval ja mida nad teevad, et see kõik on väga, väga hea. Ja siis on veel 2 küsimust, mis käivad siis lihtsustatud õppe, toetatud õppe, hooldusõppe, lihtsustatud õppe ja siis on toimetulekuõppe laste kohta, et ma saan aru, et nendega on selle iseseisva õppe korraldamine keeruline, et kas on kogemusi, et kuidas nende lihtsustatud õppe lastega siis toimetada iseseisva õppe vaates? Ja saan jälle alustada, et tõepoolest teema on ka olnud meil jutuks, et ka kaasavariduse valdkonnaga kolleegidega oleme seda arutanud ja nii nagu, eks ju, siin me rääkisime ka seda, et hästi oluline on lähtuda sellest, et mis on õppijale jõukohane. Kui me räägime nüüd hariduslike erivajadustega lastest, siis on nagu kõige olulisem ongi see, et tõenäoliselt ei ole nende õpilaste suutlikkus iseseisvalt õppida sugugi siis ühetaoline, eks ju, see on eristuv ja mõneti võib-olla on teda riskivabam kindlasti korraldada just nimelt koolikeskkonnas, et põhimõtteliselt ongi ju niimoodi, et ega sinna kooli tulekut ei pea ju paluma, et see peaks olema nagu normaalne ja tavaline. Ja tegelikult, ütleme, hariduslike erivajadustega õppijate puhul on ülioluline see, et ei läheks seda teed, et te lihtsalt teavitate lapsevanemaid, et meil on selline kavatsus nüüd ja palun arvestage, sellepärast, et see võib tähendada nende perede jaoks olukorda, kus nad peavad absoluutselt muutma oma elu, et tagada nende laste turvalisus, nii et igal juhul siin pigem ikkagi mõelge selles vaatevinklis läbi, et need õpilased oleksid teil siiski hoolsuskohustusega nii-öelda kaetud, et neil oleks olemas täiskasvanud inimene, kes on nende juures. Õpetaja võib planeerida neid ülesandeid, mida nad võivad oma jõukohasel viisil proovida lahendada, aga kui me räägime ikkagi tõhustatud toest ja eritoest, siis sellist iseseisvat toimetulekut õpioskuse või enesejuhtimise oskuse koha pealt sellisel viisil, nagu siin täna need näited olid, et kindlasti ei saa öelda, et see laieneb. Ja ka üldtoevajaduste puhul, et kui me räägime sellest, et need on lapsed, kes näiteks väljaspool koolikeskkonda iseseisvalt õppimiseks on suutelised,
et siis need on need lapsed, kellelt võib seda eeldada, et kui meil on üldtoe vajadusega laps, eks ju, kelle puhul me ikkagi hindame seda, et tal peab olema juures keegi, ta peab olema keskkonnas, mis on kontrollitud, et siis sellisel juhul ka tuleb selle erisusega arvestada, et õppijate erisused ei kao mitte kuskile nende õppevormide muutmisel, nii et ja tõhustatud ja eritoe puhul tõesti seal hoolsuskohustust ei saa delegeerida lihtsalt kodule ühel hetkel, et see ei ole võimalik, niimoodi ühiskond meil ei toimi. Suur tänu. Praegu rohkem küsimusi tulnud ei ole. Kas on veel kuulajate hulgas keegi, et te võite anda käega märku ja kuigi meil täna see mikrofonide avamine tõrgub, me võime proovida avada teie mikrofoni ja saate äkki küsida ka oma häälega, kui on soovi. Paistab, et praegu ei ole, aga sellisel juhul suur tänu kõigile esinejatele ja me paneme siis kogu materjali ja selle juhendi üles Haridusministeeriumi kodulehele õppekava alamveebi, et sealt saab selle siis igal ajahetkel kätte alates esmaspäevast. Noh, ütleme lõunast. Et aitäh kõigile.